Tere järjekordset laupäevast ennelõunat. Jätkame turu ajaloost jutustamisega ja oleme nüüd jõudnud 18. sajandisse, mida ka valgustussajandiks kutsutakse. Ehkki Soome ja ka turu jaoks oli sajandi esimene pool küll üsna raske. Seal domineerisid haigused, sõjad, Vene ja Rootsi vahelised sõjad, pikk Vene, kuidas nüüd öelda, okupatsiooniaeg siin Soomes, mida nimetatakse soome keeles isovihaks, eesti keeles suureks vaenuajaks ja sajandi keskel veel pikkuviha ehk väiksem vaenuaeg. Aga sajandi teine pool oli juba majanduslikult ja ka hariduslikult edukam. Osalt tänu sellele, et pikalt valitses rahu, loomulikult see oligi põhiline eeldus majanduslikuks eduks, aga sajandi keskel hakkasid toimuma ka maade kruntimised. Soome keeles on selle nimi siis isojago, mis tähendas põhimõtteliselt seda, et kuna Balti provintsid olid nii-öelda Soome-Rootsi riigi viljaaidana ära langenud, siis oli vaja viljatootmist suurendada või ütleme seda põllumajandustootlikkust ja endise küla ühiskonnas kasutusel olnud sellise maasiilu vahelduva kasutamise asemel siis jagati taludele kätte suured krundid. See ongi siis see isojago, mis siis pikemas plaanis tõi kaasa põllumajanduse tootlikkuse suurenemise. Ja sajandi keskel pärast õigemini juba 1718 sai surma Karl XII. Tema järel tuli troonile tema õde Ulrika Eleonora ja sai alguse nii-öelda vabaduse ajastu, kus võim oli põhimõtteliselt parlamendi käes kuni Gustav III võimule tulekuni 1771 ja tema siis tõi kaasa nii monarhi võimu tugevnemise kui ka nii-öelda gustaviaanliku ajastu. Aga vaatame, mis me siin ekraani jagades nüüd siis nägema hakkame. Turuaeg ja kohad, valgustus 1700 kuni 1790 ja tänane koht on siis Luostarinmägi. Taustal näeme pilti Uusi kaupungi rahust 1721. aastal Rootsi ja Venemaa vahel sõlmitud olulisest rahulepingust. Nagu näete, 18. sajand on ju see parukate sajand, nii et parukate ja kingapannalde. Ja täna siis räägime nendest samadest vaenuaegadest, mida ma juba mainisin, räägime 18. sajandi ehitustöödest, sellest, kuidas siis sajandi teisel poolel kaubandustööstus arenes, turulaevastik kasvas, turulaeva ehitus võttis suuremaid mõõtmeid, samuti Turuakadeemia hiilgeajast või õitseajast ja Luostarinmägi kvartal on siis see koht, millele ma tahan natukene teie tähelepanu juhtida. Uus sajand ei alanud kergelt, kuna 17. sajand oli toonud kaasa mitu suurt näljahäda ja neist kõige hullem oligi sajandi lõpuaastatel. Neid nimetatakse siis suurteks halla-aastateks soome keeles, kus olidki väga ebatavaliselt külmad suved. Mitu aastat ei saadud korralikku saaki, nii et selline asi loomulikult riiki nõrgestab, tohutu hulk inimesi surid. Et veerand kuni kolmandik Soome rahvastikust lihtsalt surid nälga ja see toob kaasa loomulikult ka selle, ütleme, ellujäänud elanikkonna tervise nõrgenemise. Ja millest võib-olla kõige hullem oli siis 1710. aastal Soome jõudnud katk. See oli alguse saanud, ta oli leitud esmakordselt Poolas, vist lausa isegi Rootsi sõjaväe hospitalis
mida nagu diagnoositi muhkkatkuna, seal ta levis edasi Baltikumi ja Baltikumist tuli ta jällegi ringiga Soome, Helsingisse kõigepealt ja vist oli mingi Pärnu laevaga saabunud ka Turusse. Nii et linna elanikest, keda oli sajandi alguses kuskil 6000 ringis, vaata, et kolmandik surid katku selle 1710. aasta katkulaine ajal. Samal ajal käis loomulikult Põhjasõda. Rootsi riigi eesotsas oli nooruke kuningas Karl XII, kes küll vaevalt jõudis oma riiki juhtida või isegi viibida. Ta oli pidevalt sõjaväega kuskil ära, võitis Narva lahingut, sai pihta. No, muudes lahingutes ta oli pikalt Türgi aladel, kuskil seal kandis, kus tänapäeval on Moldaavia. Nii et kodus ta ei olnud ja muidugi see, et Baltikum juba 1709. aastal venelastele kaotati, et seegi nõrgendas Rootsi riiki. Nii et Põhjasõda katki ja 1711 käis Turust üle ka veel suur tulekahju, mis hävitas 150 hoonet. Nii et kuna sõda käis, siis oli pidevalt vaja ka sõjavägesid aeg-ajalt majutada, linna laevastikku ära loovutada sõjaväe kasutusse. Üks vahe oli lausa ainult üks laev jäänud, mis käis Lübecki vahet kaubavahetuseks ja paljud elanikud olid maksuvõlglased. Nii et maksuvõlgade tõttu pandi pidevalt maju sundmüüki. Kuskilt ma lugesin, kas oli niimoodi, et 1708 oli 33 maja müügis ja 1709 juba 110 maja müügis ja ostjaid neile ei leidunud, aga ühesõnaga nende omanikud olid põhimõtteliselt maksuvõlgade tõttu laostunud. Nii et väga-väga raske aeg. Ja kui siis 1713. aasta suvel levis teade sellest, et Vene väed on idapiiril tunginud Soome aladele, siis tabas turuelanike ikka täielik paanika, hakati arhiive ja akadeemia raamatukogu ja kõik oma elanikud ka oma vara kokku pakkima ja lihtsalt Rootsi poole põgenema. Nii et Stockholmi läks ära, jällegi ma kujutan kuskil 2/3 tol ajal turu vähegi reisimisvõimelistest elanikest. No eks reisimisest on ka natukene raha vaja ja võimalusi ja kuhu minna. Aga jah, et akadeemia pani uksed kinni ja Turusse jäidki ainult sellised väiksemad sorti ametnikud, kellel ma ei tea, kui palju neil ütleme sellist mingit otsustamisvõime oli, aga mis seal otsustada oli, venelased saabusid Turusse. 28. augustil 1713 olid nad kohal ja paar päeva hiljem saabus ka tsaar Peeter, kelle pildi ma olen siia välja pannud. Peeter I, kes asus siis sellise kõrgkodanlase Gustav Wittforti majja elama. Wittfort ise oli Stockholmi läinud. Ja siis ohvitserid, osad majutati Turu linnusesse, osad ka lausa linnamajadesse, aga suur hulk sõjaväge pandi lihtsalt Iso-Heikiles ja minu teada ka Nummes, Kupitaal lihtsalt lageda taeva alla telkima või kuidas nad tol ajal endale neid ulualuseid ehitasid. Oli veel suveaeg, eks ole. Nii et neid oli ikkagi tuhandeid, kes siia saabus. Ja talve saabudes toodi neile ka mingisuguseid ajutisi eluasemeid siit sealt taludest kokku lihtsalt, sellised kuuri moodi peavarje, kuhu nad siis seal samas oma põldudel ja väljadel majutusid. Mingit sorti ajutine haldus pandi siin käima,
hakkasid istungeid pidama ja 1716. aastal avati uuesti Turu kool. 44 õpilast pani ennast sinna ka kirja, aga akadeemia püsis endiselt Stockholmis ja professorid tagasi ei tulnud. 1717 reorganiseeriti toomkapiitel, alustati uuesti jumalateenistustega, kuigi jumalateenistusi pidasid sageli ka lausa kooli õpilased, pastoreid ei olnud, pastorid olid Rootsis ja talupojad üldiselt ei julgenud linna tulla, eriti talupojad väga kartsid venelasi, sest tegelikult võrreldes siin selle Turu piirkonnaga olid Vene väed mujal Soomes pannud toime ka kohutavaid tegusid. Siin Pohjanmaal olid nad ikka lausa külade kaupa inimesi tapnud ja viinud orjusesse. Peeter ju ehitas oma Peterburi samal ajal, nii et sinna oli vaja tohutul hulgal tööjõudu ja seda viidi ka näiteks Soomest, lausa sellist orjatööjõudu sõna otseses mõttes. Ja on ka teada, et viidi küladest naisi ja lapsi, eriti väiksed poisslapsed olid hästi hinnas, et neid lihtsalt viidi Venemaale orjadeks. Ja räägitakse, et Nevski prospekt Peterburis on ehitatud soomlaste poolt. Kui te loete Puškini Vaskratsanikku, seal on lausa esimestes ridades mainitud see vaene Tšuhna. Tšuhna on siis mingi soome-ugri rahvuse esindaja, ka siis ingerlane või soomlane, võib-olla ka eestlane või võib-olla ka setu. Aga just nende elualadele see Peterburi rajati. Ja kohalikeks valitsejateks olid siis Gustav Otto Douglas või Douglas, kuidas peaks seda hääldama, kuna ta oli Rootsi päritoluga siiski läinud saari poolele üle krahv. Ja Vene vägede ülemjuhataja oli Mihhail Golitsõn. Nemad suutsid, peab ütlema, siiski hoida mingil määral seda Vene vägede, suutsid neid ohjes hoida, et siin nii väga elanikkonna kallale ei mindud. Ja nad püüdsid ka elavdada kaubandust, et kõik kuidagi suudaksid ilma rüüstamisteta ära elada. Nii et Saksa ja Vene kaupmehed hakkasid uuesti linnas käima Danzigist. Muidugi soola, suhkrut, mingil määral tubakat, veine. Linn oli ohvitsere täis, nii et selliseid asju oli vaja, mingil määral ka luksuskaupu. Nagu puuvilju näiteks ja austreid isegi on toodud. Ja nende kaupade eest maksti siis peamiselt jällegi nahkade ja karusnahkadega importtoodete eest. Douglast mäletatakse ka veel selle järgi, et tema oli see, kes saatis Püha Henriku säilmed Peterburi, seal oli see tsaar Peetri kuriositeetide kamber, kunstkaamera, kuhu siis Henriku luud ära saadeti, aga tundub niimoodi, et siiski oli keegi, kes suutis osad säilmed siiski säilitada Turu toomkirikus, mis siis leiti 1920. aastate restaureerimiste käigus. Siis leiti Kolju ja Õlavarre luud, mida peetakse Henriku säilmeteks. Aga ülejäänud säilmed siis läksid Venemaale ja nende saatusest ei ole mitte midagi rohkemat teada. Ja kuningas Karl XII langes Norras 1718. aastast mingi natukene salapärase kuuli läbi, arvatakse, et võis olla ka oma vägede poolt välja tulistatud kuul ja kuningannaks krooniti tema õde Ulrika Eleonora, kelle valitsusaeg jäi küll lühikeseks, ta andis krooni üle oma abikaasale Fredrikile ja kiiresti kohe sõlmiti rahuleping Hannoveri, Preisimaa ja Taaniga, nii et nüüd jäi ainsaks vaenlaseks veel Venemaa, kellega püüti ka kohe hakata rahuläbirääkimisi pidama. Rahuläbirääkimisi vahendas Prantsuse
Suursaadik Tsaar Peeter muidugi ei saanud aru, miks ta peaks ometigi oma okupeeritud aladest loobuma. Aga nõustuti siiski läbirääkimiste kohaks määrati väike Uusi Kaupungi, kuhu Rootsi esindajad läksid juba aprillis kohale, venelased demonstreerides oma üleolekut viivitasid enda kohale tulemisega mitmed kuud. Aga lõpuks siis augustis 1721, 30. augustil sõlmiti Uusi Kaupungi rahu. Ja kui te nüüd vaatate seda kaarti siin, siis need viirutatud alad, kollased alad jäid siis Rootsile, rohelised alad on Venemaa alad ja viirutatud alad on need alad, mis siis läksid Uusi Kaupungi rahuga Venemaa kätte, Venemaa alluvusse. Ja nagu teada, kuulub Eesti ja Liivimaa ka nende alade hulka, aga ka Karjala või vähemalt osa Karjalast ja Ingerimaa. Turu ja kogu Lõuna-Soome ja ka Helsingi alad anti Rootsile tagasi. Turu oli küll linn oli kehvas seisus, linna hooned olid, räämas on isegi veel pehmelt öeldud, kirikul oli katus maha võetud, vaskplaadid asendatud seal osaliselt laastukatusega, aknad olid puruks. Ja paljud majad, kuna elanikud olid ju välja läinud, ju seal olid võib-olla väed mingil määral sees olnud, aga ühesõnaga väga paljud majad tunnistati lausa elamiskõlbmatuks selle isoviha järel. Ja ka paljud avalikud hooned olid pikalt tühjalt seisnud. Eks me kõik teame, et kui midagi seisab tühjalt ja kütmata, siis ta kohe hakkab ka lagunema. Talv saabus, nii et kohe 1721. aasta sügisel veel kõik tagasi ei tulnud, aga 1722 taastub siis ka akadeemia tegevus ja piiskop Herman Witte asub siis ka ametisse, nii et taastub siis nii-öelda selline luterlik Rootsi riigikord siin Turus samuti. Rootsis, nagu mainitud, oli võim parlamendil ja seal olid siis tekkinud parteid, mida nimetatakse kübarate parteideks ja mütside parteideks. Ma ei hakka nende teemadel väga pikalt siin, ma peaksin natuke iseennast rohkem harima. Aga on teada, et kübarate partei oli väga innukas alustama uut sõda Venemaa vastu, et needsamad võidetud Venemaa kätte läinud alad tagasi saada. Kui seda võimalikku sõda siis arutati või missugused võivad selle sõja tagajärjed olla, siis parlament tõdes, et ainus sõjast tulenev oht oleks Soome häving ja kaotamine, nii et nad ei leidnud, et see oleks nagu väga suureks ohuks Rootsi riigile selline sõda. Ja algaski siis augustis 1741. Rootslased purjetasid Lappeenranda ja ründasid seal Vene vägesid, aga Vene väed olid 3 korda suuremad, nii et seal ei olnud nagu mingit võimalust sõda lahingut rootslastel võita. Detsembris allkirjastati relvarahu ja tollal oli võimule tulnud Venemaal keisrinnak saanud Jelisaveta, Peeter Esimese ainus täisealiseks elanud järeltulija, kes avaldas tollal sellise omamoodi ja huvitava ja intrigeeriva manifesti Soome rahvale, et Soome võiks kaaluda iseseisvat riigi
varianti Vene riigi koosseisus, nii et see oli nagu selline võib-olla esimene eelhõiatus Soome riigi loomise kohta. Kuigi see oli pigem, keisrinna poolt ei olnud see sugugi mõeldud mingisuguse väga tõsise ettepanekuna. Pigem oli see võib-olla Rootsi riigi ärritamiseks mõeldud. Ja kogu selle Lappeenranda projekti tulemus oli see, et sõda oli uuesti alanud. Jällegi tulid Vene väed Soome. Augustis 1742 saabus Vene armeega Turusse. Nende eesotsas oli Šotimaalt pärit kindral James Keith. See James Keethi kohta võite kohe guugeldada, lugege, ta on väga huvitav tüüp. Ta on kõik võimalike valitsejate alluvusest tegutsenud alates sealt samast Ühendkuningriigist, Venemaa, Preisimaa, minu meelest oli ta ka Rootsis lausa, nii et ta on suutnud nendele leida rakendust, aga ju ta oli siis andekas ja osav. Ja jälle teatud määral põgenemisi, kuigi seekord oli natukene juba kuidagi see olemine oli vist rohkem selline ükskõikne, et enam nii suurt linn nii suurel määral tühjaks ei voolanud. Kindral James Keith kutsus 18. oktoobril kokku ka maapäeva siin samas Turus, et arutada linnade ja kogu maa huve. Tuleb meeles pidada, et Turut loeti endiselt ikkagi selliseks pealinna tüüpi kohaks, kuigi ametlikult ta ei olnud pealinn, aga siin Soome alal oli ta kõige suurem linn ja ka kõik võimalikud administratiivasutused, kohtuasutused, kõik olid ju Turus. Ja Raekojas peetud koosolekul siis arutati riigiteenistujate alaseid küsimusi ja keelealaseid küsimusi ja muidu ka maakonna toimetulekut ja märgiti, et võib-olla oleks siiski võimalik elada Venemaa võimu all. Siin on see James Keith nüüd ka pildi peal. Tema ja ühe jõuka kodanlase tütre Eva Merteni vahel arenes armulugu, mida ka linnakodanikud suure huviga jälgisid. Eva Merten oli kas 21 aastat vana ja Keith oli siis näiteks 47. Ja nad jäidki kokku, kusjuures nad ei abiellunud kunagi ametlikult, aga nad läksid siit edasi Potsdamisse ja kus nad veel elasid, neil oli vist ka lapsi ja elasidki sellises vaba abielus väga õnnelikult kuni Keethi surmani. Selle kohta on Topelius kirjutanud romaani Soome hertsoginna, Suomen herttuatar. Eesti keeles seda minu teada ei ole. Ja üleüldse 18. sajandi kohta tasub lugeda Topeliuse raamatuid. Et ta on kirjutanud mitmetest ka sellest katkuajast siin oma Velskri jutustustes. Välskärin, tarud, midagi sellist. Ja 1743. aastaks oli elu suures osas normaliseerunud. Sellist mingit allakäiku tollal ka väga ei toimunud nagu isoviha ajal või selle suure vaenu ajal. 43. oktoobris saabub Turusse Liivimaa kindral Johan Baltasar von Kampenhausen, kes siis oli määratud Soome kindralkuberneriks, see on siis Vene võimude poolt ikkagi, kuna veel, okupatsioon kestab ja piiskopiks Johan Wallenius. Aga tundub, et seesama Keith suutis ka kohalike selliste, vaimulike ja kohale jäänud ametnikega normaalsed suhted luua ja elu oli suhteliselt normaalne. Ja algasid siis uuesti rahuläbirääkimised, seekord rahuläbirääkimiste paigaks määrati Turu
ja jällegi turu raekojas nad toimusid, igavesed vaevalised ja aeganõudvad. Nii et lõpuks siis 7. augustil kirjutati see tururahu alla. Üks keisrinna Elisaveta poolt seatud rahutingimustest oli see, et Rootsi troonile saab tema noor sugulane, midagi nagu õepoeg, vennapoeg või midagi sellist, Adolf Fredrik, see oli Holsteini hertsog. Ja üks tema noor sugulane oli ka loomulikult üks teine noor Preisi aadli neiu, kellest sai hiljem Katariina II. Nii et üldiselt olid need preislased olid võimupositsioonidel. Ja riiklik ühendus Rootsi ja Soome vahel siis ühesõnaga jäi endiselt alles sel hetkel, aga jah, idapiir oli siis seal Kümijoki juures. Ma vaatan, kuidas siin kaardi peal on näha. Siin on nüüd näha, mismoodi tururahuga Rootsi kaotas need kollased alad. Näete, see Lappeenranta on ikkagi läheb Venemaa alla ja Hamina on Venemaa käes. Ja loomulikult Viiburi. Seoses kogu selle sajandi sündmustega hakati ka Soome lõunarannikut rohkem kindlustama. Siis oli see, kui ehitati see, mida me teame nüüd Suomenlinna nime all. Nii et Rootsil oli ka juba natuke pidi hakkama mõtlema, et kuidas ikkagi Soomet enda käes hoida. Linna ülesehitamine just pärast seda esimest suurt vaenuaega läks vaevaliselt, sest linn oli nagu öeldud suhteliselt tühi ja vaesunud. Jõe põhjapoolsel kaldal, see tähendab seal väikesel poolel, nagu nimetatud, läks asi kergemini, sest seal oli lihtsalt, krundid olid suuremad ja hooned enamasti puidust, aga siin suurel poolel, Toomkiriku poolel oli ikka endiselt vana linna oma väikeste kitsaste tänavatega ja vanade hoonetega. Linna ümbritsevatel küngastel, Vardiovoori, Sampalinna, need olid endiselt paljad, nendel puid ei kasvanud, need puud on ju sinna viidud hiljem 19. sajandil. Küll aga oli seal hulgaliselt tuulikuid, üks on seal veel alles, aga neid olevat olnud seal kümneid. Toomkirik, nagu öeldud, oli hirmsas seisukorras ja siis ta ka veel mingil hetkel põles, mille järel talle siis 1757. aastal ehitati uus tornikiiver. Nüüd sellel vasakpoolsel pildil on näha, see on Engeli akvarell 19. sajandi algusest, kus on siis see 1757. aasta tornikiiver näha, see on kuni suure tulekahjuni selline kergelt barokkstiilis ümar kiiver. Ja seal ümber on ka näha siis veel need vanalinna moodi või turu vanalinn, mida tänapäeval eriti kuskil näha ei ole enam. Tulekahjud mitmel korral 1728. aastal põles Lõuna- ja Kloostri kvartalis umbes 140 maja maha ja 1775 veel Aningaistenmäe nõlval 180 maja, nii et ikka suured, kui läks põlema, siis põles ikka korralikult, ega siin nalja polnud, sest suurem osa ehitistest oli siiski puidust. Ja 1730. kutsuti Turusse Saksamaalt ehitusmeister Samuel Berner, keda loetakse mõnes mõttes esimeseks Soome arhitektiks. Ja tema käe all valmis siis kõigepealt õuekohtu presidendi hoone, millest hiljem sai maahärra maja, see on nüüd parempoolsel pildil 1733. aastal ehitatud, mis küll ka põles Turu suures tulekahjus ja mis pärast põlengut ehitati üles ühekorruselisena. Algselt oli ta kahekorruseline hoone.
ja 1736. aastal ehitati Turu raekoda, tegelikult ehitati ta küll keskaegsele keldrile ja vundamendile, aga siis juba 18. sajandi moe kohaselt ja nagu te näete, vasakpoolsel pildil on siis näha, missugune see raekoda oli jällegi kuni jällegi põlenguni, sest raekoda sai ka suures tulekahjus kannatada. Ja ta oli siis kahekorruseline kõrge kelpkatusega, keskse kellatorniga. Väga sarnane raekoda on tegelikult Raumas tänase päevani, et Rauma vana raadihoone raekoda on, kui tahate näha, umbes selline, siis see Turu oma ka oli. Ja nii palju veel raekoja kohta, et siin ju tegutses ka raekohus, aga samas karistuste täideviimine viidi üle Uudenmaan tolli väravat taha linnast välja ja ka Hämentie juures olid, kuskil olid sellised suured liivaluited või liivaaugud, ma pole täpselt sotti saanud, mismoodi ja kus täpselt, aga siis hukkamised toimusid seal. Aga üldiselt järk-järgult juba ka need, ütleme, sellised kehalised karistused ja surmanuhtlused, nende arv vähenes. Jõudsime järgmise slaidini, kus on näha Turu ainsale sillale ehitatud raamatupood. Muide, ma tahtsin seda pilti teile ka näidata. See sild viis suurelt turult väiksele turule ehk suurtorilt Vähetorile. Vähetori oli siis, tänase päevani on selle koha nimi Vähetori. Tollal oli seal rohkem selline lihakaubitsejate lettide koht, et kui suurel turul oli rohkem muud köögiviljasaadused ja pudipadi, siis jah, liha ja kala oli pigem Vähetoril. Ja siit on ka Toomkirik näha seal silla taga ja raekoda on minu meelest nagu näha otseselt ei ole, aga see on kohe sealt Toomkirikust paremale, ta jääb. Ja nagu näete, asustus, need kivihooned, mis on Piki jõe kallast, on lausa jõe kaldani välja ja jõe kallast juba siis tol ajal on kindlustatud. Aura jõe kaldad on üsna sabised ja libedad, need on sellised natuke varisemisohtlikud kaldad selles mõttes ja neid on kogu aeg pidanud kindlustama ja Suurtori juures on ka näha mõned trepid seal müüri sees, mis siis hõlbustasid kaupade mahalaadimist. Väikeselt turult ehk Vähetorilt sai siis alguse Linnankadu, mis tollal kandis tänav, mis tollal kandis Kuningataren kadu tänava nime ja viis Linnusesse ja Linnuses, Linnus oli ka kehvas seisukorras selle Isoviha järel, ehkki seal oli olnud lausa mingisuguse lausa ülemjuhataja. Seda oli ühesõnaga Vene väed olid seda kasutanud. Aga jah, keegi seda suurelt remontima ei suutnud tollal hakata. Osa Linnusest sisustati 1770-ndatel Kroonu viinavabrikuks ja seal oli ka eeslinnusest sai vangla. Ja üks koht, mida kasutati, oli küll ka Linnuse kirik. Sellest ma nüüd praegu siia pilti ei leidnud, aga kes käib Turu Linnuses, võib näha, et see pealinnuses asuv Linnuse kirik, Linnan kirko, on samasugune, nagu ta oli 18. sajandil, nii et teise maailmasõja järel ta taastati samasugusena. Ja vangide hulk selles mõttes suurenes, et kuna ihunuhtluste ja hukkamiste arvu 18. sajandil vähendati või nende osakaalu, siis loomulikult tekkis uus karistusmoodus, vanglakaristus 1730-ndatel ja päris sajandi lõpus tulid ka, vangla oli väga hirmus koht tol ajal, nii et põhimõtteliselt
kui sind juba sinna vangikongi heideti, siis sa suure tõenäosusega sealt ka enam välja ei tulnud. Aga sajandi lõpul kuningas andis siis määruse, millega keelati maa-alused vangikongid, löödi lahku mehed ja naised ja ka tehti mingisugused korraldused tuulutamise ja toidu kohta, et need vangid ikkagi seal elus püsiksid talumatutes oludes. Kuigi, kes nüüd jällegi turulinnuses käib, võib need eeslinnuses ka neid reformitud vangikonge näha, et ega seal ka mingi lust ja lillepidu ei olnud, et voodipesu vangidel ei olnud, haigused levisid seal loomulikult kiiresti. Minu meelest ei olnud seal ka mingit korralikku kütet, nii et ma ei tea, kuidas nad seal olla said. Ja uus selline nagu karistusvorm, vaeste töömaja 1738. aastal loodi Turusse. Ta asus Linnankadu ja Eskelinkadu nurga peal, kuskil seal siis ühesõnaga ketruskoda, kuhu aeti tööle vaeseid naisi ja ka lapsi ja hoiti neid seal. Need töömajad, need on jällegi väga kohutavad kohad, nendest võib lugeda näiteks Charles Dickensi raamatutest ja mujalt ka siit ja sealt. Inimesi hoiti poolnäljas, sunniti pikki päevi tööle. Ühesõnaga, keegi on öelnud selle kohta, et need olid mõeldud karistuseks vaestele nende vaesuse eest. Et niisugused kohad, põhimõtteliselt ka vangimajad. Ja vägivaldsed ülemused, siin on kirjas, et Jakob Cavonius, kellele ükskord määrati trahv lausa 6 naise näljasurma eest. Aga sellegipoolest jätkas see töömaja lausa 1880. aastateni oma tegevust, nii et kaubanduse jaoks oli 18. sajandi teine pool väga soodus. Nagu öeldud, oli pikk rahuaeg. Pärast 1743. aasta tururahu ei sõditud Soomes lausa nii pikalt kui 45 aastat. See oli tollal ikka väga pikk rahuaeg. Ja majanduskasv on näha ka väljaspool linna. Ehitati ilusaid pastoraate, mõisu ja laadad olid väga oluline osa linnaelus. Seal osalesid ka professorid ja õuekohtu liikmed, käisid laatadel. Laat kuulutati hommikul kell 7 Trummipõrina saatel avatuks. Loomulikult loeti ette igasugused teadaanded, kuulutati välja tururahu, millega ühesõnaga turukakluste eest oli mingisugused kõrgendatud karistused, seal ei tohtinud olla. Ja müügiputkade read levisid sealt turuplatsilt edasi juba tänavatel ja niimoodi sellist laata võib näha siin Turus ka jõuluajal ja vanalinna keskajapäevade ajal, kus samamoodi Piki jõe kallast lähevad siis müügiputkade read, mille eest müüjad maksavad letitasu. Eriti populaarsed olid igasugused pudi-padi-letid, seal nägi uudisasju, välismaalt toodud asju, huvitavaid nipet-näpet, naistele ehteid võib-olla ja mingisuguseid majapidamisriistu. Nii et miski pole siin ilmas muutunud. Ja muidugi oli ka igasuguseid huvitavaid laada lõbustusi. Näiteks 1780. aasta sügislaadal sai näha võõramaa imeasju, kui üks itaallane eksponeeris kaamelit, taltsutatud karu ja okassiga. Ja Karl Enning on mul siin mainitud, tema oli üks kapellmeister, kes käis siin oma orkestriga ja esines. Ja seoses Peterburi ehitamisega oli Turust saanud just selline hea peatuspunkt Stockholmi ja Peterburi vahel, mis tähendas, et just sellised ka kultuuritegelased ja esinejad olid siin rohkem näha kui varem.
Väliskaubandus koondus Pikisaarisse, see on siis Hirvensalos, sinna tekkis nagu välissadam. Sinna oli ju eelmisel sajandil loodud suur tõrvatootmine ja ladu. Tõrvatootmine oli küll rohkem läinud juba edasi sinna Pohjanmaa linnadesse ja Oulusse, aga Pikisaari oli endiselt sadamana kasutusel ja eksport koosnes aina rohkem metsamaterjalist, siit Soomest läks välja puitu ja ka rauatehastes toodetud rauast, rauatehaseid oli siin palju. Ja need samad laevad, mis seda puitu ja rauda välja viisid, tulid tagasi siis soolalaadungiga, tubakaga ja kangastega. Ja teravilja endiselt ka toodi veel Baltimaadest, Prantsusmaalt toodi veine. Ja 1760. aastal kaotatakse lao õigus, mis tähendab siis seda, et ka Pohjanmaa linnad võivad välismaaga kaubelda, mis siis turu osatähtsust ka mõnevõrra vähendas. 1720. aastal tolliti, on teada, tolliti esimene partii kohvi, nii et kohvi jõudis siis siia maile. Olen pannud siia ka kohvi, 18. sajandi kohvi kannu pildi. See küll päris turust ei ole, ma turu oma ei leidnud, aga küllap siingi selliseid oli. Ja 1757 avati suhkrurafineerimistehas. Muuseas, see hoone on siiamaani alles. Ma eile just avastasin, et oleksin võinud pildistada, aga on jäänud pildistamata. Nii et minge vaadake ise. Ländine Randakadus 7. Ilus, imposantne 18. sajandi ehitis, aga tollal ümber ehitatud. Nii et ta oli tollal rohkem tehase moodi nägi välja. Ja siis jah, kohv nimetatud, kuna selline luksuskaupade ostmine viis riigist raha välja, siis võeti mitmel korral vastu ka nende piiramise määrusi, näiteks kohvi, šokolaadi, punši, mitmete veinide ja isegi krinoliinide ja kübarasulgede kasutamine keelati 1767. aastal, aga näiteks kohvikeeld tuli kohe varsti tühistada, sest seda ei suudetud kuidagimoodi rakendada. Kõik jõid kohvi. Ja hakkas ka tekkima selliseid šveitseriasid, kohvikuteks ehk kahvilateks soome keeles hakati neid nimetama 100 aastat hiljem. Alguses olid nad jah sellised Šveitsi kohvipoed, kus pakuti tavalisi Šveitsi kooke, aga ka näiteks võileibu, homari võileibu ja seal olid ajalehed saadaval lugeda. Nii et sellised meie mõistes täitsa nagu kohvik olema peab. On teada näiteks Lorenz Stoffel, üks Šveitsi kondiiter, kes oli siin turus, pidas sellist kohvipoodi. Ja esimene tubakavabrik alustas tegevust juba 1731 ja neid rajati ka juurde, nii et turu on pikalt olnud Soome suur tubakakeskus. Neid tubakavabrikuid oli juba 18. sajandil mitu. Kasvatati ka kodumaist tubakat, siin Kupitaal on teada, ma olen näinud pilti tubakakasvandusest, aga seda kodumaist tubakat müüdi rohkem talupoegadele, et linnas sigareid või mida siin valmistati tubakat, mida piibusis ja piibutubakat, ja neid siiski valmistati importtubakast. Nii et sigarid said kõrgklassi seas tuntuks 19. sajandi alguses, sinnamaani siis ju suitsetati piipu ja siis sigaretid tulid 19. sajandi teisel poolel. Turulaevastik, nagu mainitud, sajandi alguses oli mingil hetkel ainult üks laev, aga jällegi Isopiha järel ja kui kaubandus taas tööle läks, käima läks, siis muidugi tuli neid laevu jällegi juurde. Ja 1737 saabub turusse Šoti juurde ka Robert Fithi ja tema eestvedamisel
sai alguse siis esimene laevatehas. Esimene laev sealt, mis tehasest välja tuli, kandis nime Fortuna ja see purjetas lausa Lissaboni. Ja kui FISI 1741 kodanikuõigused saab, siis ta asutab ka oma laevatehase. Väikesel vaenuajal oli ta sunnitud ka venelastele galeere tootma, aga kohe pärast sõda ta oma tegevust laiendab Pohjanmaa linnadesse, nii et mitmed kuulsad laevad on siis tema laevatehastest pärit Nordstjerna ja mis siin on olnud Prinsessan ja Kronprinsen ja Sturfursten of Finland, sellised nimesid kandsid laevad. 1765 annab oma laevatehase pojale üle ja FISI tegutses ka päästekomissarina, Saarestiku päästekomissarina, nii et tema ametiajal on ehitatud sellised tuletornid nagu Hangoniemi, Uutö, Löögi, Sottunga ja Goosöörn. Nii et selline ettevõtlik mees oli tema. Vahemerest saab oluline kaubavahetuse sihtkoht turulaevadele ja 1770-ndatel mingil ajal oli näiteks Genova oligi suurim vahetuspartner või suurim ekspordisadam turulaevadele. Vahemerelt toodi muidugi puuvilju, igasuguseid koloniaalkaupu ja separaud ja laevaehituspuit olid siis jällegi kõige olulisemad ekspordiartiklid. On teada, et 1787 läks ka esimene laev siit turust Ameerikasse. Ja Jakob Bremer. Jakob Bremer oli Rootsis sündinud meesterahvas, kes saabus 16-aastaselt Turusse. Sündinud oli ta 1711, nii et ta saabus Turusse siis varsti pärast isoviha ja alustas siin kohe tegevust. Tema oligi see, kes asutas esimese suhkruvabriku, aga tema asutas ka näiteks Oviiki klaasikoja, Järvenoja paberivabriku ja Kupita tellisetehase, nii et ta oli siis 18. sajandil üks suur tööstur siin Turus, aga tegelikult teda peeti lausa Soome rikkaimaks meheks ja Soome väliskaubanduse isaks on teda nimetatud. Nii et ja tema 4 poega jätkasid ka tema äritegevust. Turuakadeemia jätkas siis pärast suurt vaenuaega tegevust 1722. Alguses olid küll saavutused tagasihoidlikumad siin professorid, sageli rootslased, Algot Skarin oli võib-olla kõige tuntum neist esimestest. Ja tema pidas esmatähtsaks Soome eri piirkondade ajaloo uurimist, nii et ta oli siis ajaloo kirjutaja, kirjutas Ahvenamaa, Edela-Soome ja Pori kohta uurimusi. Ja pärast väikest vaenuaega läks siis lahti akadeemia korralik selline tõus. Siin pildi peal on ka näha akadeemia hooned, esiplaanil akadeemia anatoomikum ja selle taga väiksemalt on näha akadeemia peahoone ja nende mõlema taga on näha siis toomkirik. Nii et niimoodi toomkiriku külje all nad olid 18. sajandil. Carl Friedrich Mennander nimetati 1746. aastal füüsikaprofessoriks ja tema oli siis suur loodusteaduste eestvedaja. Tema käe all kirjutati kokku umbes 70 väitekirja ja 1752 sai temast teoloogiaprofessor. See oli tollal üsna tavaline, et loodusteadused ja teoloogia käisid käsikäes ja hiljem sai tast koguni Turu piiskop ja 1775 Uppsala peapiiskop. Nii et ta on siis selline hea näide väga mitmekülgsest ja kultuurihuvilisest
teadlasest, nagu neid oli 18. sajandil. See juba räägib natuke sellest valgustusest. Ja tema poeg muuseas sai tuntuks Rooma foorumi väljakaevajana ka 18. sajandil. Tollal läks käibele selline termin nagu kasuaeg. Leiti, et on vaja innukalt kasutada loodusande, loodusvarasid ja neid siis uurida, mismoodi neid siis rohkem inimese hüvanguks kasutada ja missugused on need tõelised jõukuse allikad. Turus ilmus päris palju sellisel teemadel ka väitekirju ja esimene turulinna majanduslik kirjeldus ilmus siis Niklas Waströmi poolt 1749. aastal. See oli ka Mennanderi juhendamisel tehtud töö. Aga eriti mu enda üks lemmikteadlane on Per Kalm, üks olulisemaid loodusteadlasi siis 18. sajandil. Tema tegi 1750. aasta paiku mitmeaastase reisi Ameerikasse, tõi sealt kaasa taimi seemneid tohutul hulgal, kirjutas sellest Enresa del Norra Ameerika reisikirja raamatu ja pärast Turusse naasmist asus siis majandusteaduse professori ametikohale. Aga samal ajal koos ametivenna Per Gatiga asus ta levitama sellist aiandusalaseid teadmisi oma üliõpilaste abiga, kes siis omakorda viisid neid ümbruskonna maakonna pastoraatidesse. Mitte ainult aiandusteadmisi, vaid ka seemneid ja istikuid, noori taimi. Nii et paljud tema õpilased rajasid siis seal pastoraatides aedu. Kalm annetas sõstarde, karusmarjade, ploomipuude, sirelite istikuid ja mitmesuguseid köögivilju, mis ei olnud ka senimaani Soomes tuntud, aga mis just tänu sellisele võrgustikule väga laialdaselt tuttavaks sai. Nii et minu meelest oli see nagu hästi oluline tegevus tema poolt. Ja tema oli ka see, kes rajas Soome esimese botaanikaaia, siis Turu Akadeemia botaanika ja sinna kohta, kus on praegu Sibelius museo, mille taga kasvab ka suur Per Kalmi istutatud tamm, istutatud 1760. aasta paiku. Minge vaadake seda tamme, see on ju tegelikult Turu vanim asukas. Ja Henrik Gabriel Portan on järgmine isik, kellest tuleb natukene pikemalt juttu. Tema oli samasugune väga mitmekülgne teadlane, teadusemees, juba 15-aastaselt saabunud Turu Akadeemiasse, saanud siin magistrikraadi ja jäänud siia dotsendi ametikohale, hiljem ka raamatukogu hoidjaks. Tema peateos De Poesi Fennica uurib Soome rahvaluulet. Tema oli üks neist valgustusaegsetest inimestest, kes asus tõesti uurima ja huvi tundma rahvapärimuse, rahvaluule soome keele vastu, ka reisis Soomes ringi just nimelt selle uurimiseks. Ja oli akadeemias retoorikaprofessor, aga tegelikult väga multidistsiplinaarne teadlane, kellel siis huvid olid sealt samast lingvistikast kuni filosoofia ja etnoloogiast laiema ajalooni. Teda on nimetatud ka Soome ajaloo isaks. Just sellepärast, et ta Soome sellist rahvuslikku minevikku, soomlaste päritolu hakkas uurima. Ja teine asi, tema üks suur töö on siis uurimus Paulus Houstoni piiskopikrooniga kohta. See oli
ma ei tea, mitmes köites tohutult suur, mitmekümneid aastaid kestnud uurimustöö. Aga ühtlasi oli 18. sajand ka seltside loomise aeg ja üks oli just Portaani eestvedamisel loodud Aurora selts, mis oli tegelikult teatud mõttes ka selline salaselts, kuna seal räägiti just kuidas öelda, soomlusest ja kuna Gustav III ajal oli taastatud tsensuur ja keskvõimu, ütleme selline kuningavõimu ülimuslikkus, siis sellised kohalikud algatused ei leidnud mingisugust väga sooja vastuvõttu. Ka selle Aurora seltsi poolt välja antud Obut Tidningar ajaleht pandi mitmel korral kinni lausa, nii et need aastaarvud 1771 kuni 1785 on ka vaheaegadega, nii et see ei saanud ka väga rahulikult ilmuda. Portaan suri 1804. aastal ja on maetud Turu toomkiriku kõrvale. Oli üks viimased, kes sinna toomkiriku juurde maeti, sest siis oli juba olemas ka uus surnuaed ja Portaani mälestuskivi leiate sealt toomkiriku akadeemia talopoolsest küljest. Ja kui nüüd lühidalt veel lisada mõned nimed 18. sajandi olulistest teadlasest, Johann Gadolin, kelle järgi on nimetatud gadoliniit ja gadoliinium, teatud mingisugused keemiline element ja haruldane muldmetall on need siis. Siis Mattias Kalonius oli õigusteaduse teerajaja, kelle loenguid tuldi lausa Rootsist uurima ja Johan Hartmann, Soome meditsiiniisaks kutsutud ka, kes tegi Soome esimesed rõugepookimised ja rajas ka Turu haigla, mis on siiamaani tegutseb tänapäeval siis TÜKSi ehk Turun üliopiston keskussairaala Turu ülikooli keskhaigla nime all. Loostarinmägi. Loostarinmägi on ainuke puumajade piirkond, kvartal, mis on säilinud Turu suure tulekahju eelses seisus. Nii et selline terviklik kompleks. Ta rajati alates 1780. aastast hakati seal krunte välja mõõtma, ta on siis Vardiovoori mäejalamil ja kõige vanemad krundid tegelikult olid selles kohas, kus praegu on Sirkalan kadu. Nii et alates sealt lamedamast maast, Sirkalan kadu poole pealt on siis need kõige vanemad krundid ja sinna neid mõõdeti siis välja. 18 kvartalit, kus on siis neid krunte jagati või õigemini müüdi. Ühest küljest neile, kelle elukohad olid põlenud suures Aningaiste kvartali tulekahjus 1775, aga teisest küljest ka oli päris palju maalt linna elama asujaid. Ja need olid sellised inimesed, kelle tegevus ei nõudnud seda, et nad oleksid päris kesklinnas, südalinnas. Nii et seal oli siis puuseppasid, meremehi, voorimehi, pakkijaid, kasti kinninaelutajaid, aga hiljem ka päris palju käsitöölisi, köiepunujaid. Seal olid väike trükipress
ja ka sellist õmblustööd ja muid naiste näputööd tegevaid naisi oli päris palju seal Luostarimägil. Ehitamiseks kasutati Vardiovoori mäest raiutud kivi, millest siis tehti üldiselt vundament. Paljudel maalt tulijatel oli vundament ka selline uudisasi. Maamajad sinnamaani olid enamasti maapinnale ehitatud ja puidust elamud. Jällegi olen aru saanud, et osad nendest puidust elamutest toodi ka maalt kaasa linna tulles. Nii et esimesena löödi siis üles väike elumaja, parituba. Parituba on siis selline 2 ruumist koosnev elamu ja selle juurde kõrvalhooned, sageli ka koduloomade jaoks. Nii et jällegi moodustusid sellised hoonetega ümbritsetud õuealad Luostarimäe kvartalites. Sageli võeti enda elatise või sissetulekute suurendamiseks ka üürilisi ja pärast turu suurt tulekahju, millest õnneks Luostarimägi kvartal pääses tänu sellele, et Vardiovoori mägi tõenäoliselt kaitses seda sädemete eest ja selle tule leviku eest, siis momentaalselt elanike hulk kahekordistus. Loomulikult kõik võimalik kasutati ära, kus vähegi peavarju sai. Kui Karl Ludwig Engel joonistas uue linnaplaani, siis määrati Luostarimägi kvartal lammutamisele. Sealt läksid üle jällegi need ilusad tänavaruudustikud, paralleeltänavad, mis käisid natuke teistmoodi kui Luostarimägi enda tänavad. Aga nagu kõik need asjad siin ilmas, võttis ka see lammutamine natukene aega. Selleni ei jõutud lähemate aastakümnete jooksul ja 20. sajandi alguses juba hakati aru saama, et võib-olla tasuks seda kompleksi säilitada. Sinna ümber oli kasvanud moodne linn oma mugavate ja suurte kivist hoonetega. Nii et sellisena torkas see Luostarimägi kvartal veel eriti silma. Ühest küljest nagu negatiivselt, sest ta oli veel 20. sajandi alguses täiesti ilma kanalisatsiooni, veevärgi ja elektrita. Aga teisest küljest ju ka juba sellist eksootikat oli seal näha. Ja hakkasid siis ülikooli inimesed ja kunstirahvas rääkima muuseumiala loomisest. Ja läks aega, mis läks. Igal juhul 1930. aastatel hakati juba Luostarimäe tühjaks jäänud maju korrastama muuseumialaks ja muuseum avati seal 1940. Selleks ajaks ei olnud sugugi veel kõik elanikud sealt muuseas välja läinud ja neid ka ei sunnitud sealt välja minema, nii et seal elati veel ka 1960-ndatel ja tegelikult viimane elanik suri seal aastal 1982. Aga näiteks Kanervode õed, vennad, õde, vend, ühesõnaga perekond Kanervod olid seal veel aastani 1965 oli siis viimane elanik ja nemad olid olnud seal ühte järge, üks ja sama perekond aastast 1798. Tänapäeval on, nagu me teame, Luostarimägi endiselt muuseum, sinna võib minna vaatama ja avatakse taas, ma olen selle kohe väga rõhukalt siia kirjutanud, 2. mail 2021 või teeb jälle väravad lahti, nii et võib minna sinna uudistama. Seda, mismoodi Luostarimägi muuseumisse minnakse, näeb siis mai alguses, kas on vaja ette registreeruda või võib niisama minna, sellest praegu ei oska ma teile täpsemalt öelda, aga soovitan, kui ei ole käinud või kui ei ole tükk aega käinud, siis jälle minna ja vaadata seda elu linnas 18. ja 19. sajandi vahetusel.
Aga mina tänan teid tänaseks ja näeme uuesti 2 nädala pärast, mil me hakkame rääkima Rootsi võimu aja viimastest aastatest. Aitäh!